Tere, astuge sisse. Loodetavasti tunnete end siin hästi. Märksõna ruumiakustika. Võib-olla tuleb tuttav ette. Astute ruumi ja tunnete end seal esimesest hetkest alates hästi. Loomulikult võib põhjus peituda selles, et ruum on kenasti sisustatud või siis selles, et ruum lihtsalt kõlab õigesti ja helid on seal paremini kuulda. Tahan täna koos teiega keskenduda mõnele üsna lihtsale küsimusele. Miks on kuuldavus mõnes ruumis parem kui teises? Võtame näiteks ühe ruumi, kus on väga oluline, et kõne jõuab kuulajani. See on klassiruum. Seal on kohti, kus võib märgata, et heli ei jõua otse kohale. Põhjuseks asjaolu, et välja saadetav heli ei leia õiget teed või siis läheb ringiga. Kuulake tähelepanelikult. Siis märkate erinevusi kõne kvaliteedis ja selguses. See sõltub minu asukohast. Mõnikord on akustika nii halb, et me ei saa enam üldse millestki aru. Paneme nüüd õpetaja hääle mängima. Kas te kuulete seda nüüd hästi? Die nächste Klausur findet am 19. Kas ikka veel? Also Montag in der kommenden Woche. Da werden euch ähnliche Aufgaben begegnen. Nüüd veel vaevu. Kujutage ette, et just sel hetkel seletab õpetaja midagi olulist. Selle jaoks, kes asub ruumis vales kohas, on tema sõnad vaevu arusaadavad. Kui õpilane ütleb, ma sain aru, võib see lisaks kiirele taibule olla märk ka heast akustikast. Või kas olete mõnikord istunud restoranis, kus kõrvallaua jutt on paremini kuulda kui see, mida räägib teie vastasistuja? See võib põhjustada raskeid olukordi. Kui jutt käib ilmast, pole hullu midagi. Aga lugu on teine, kui kavandate näiteks ühist puhkust. Sel juhul on vaja ikkagi täpselt aru saada, kuhu on plaanis reisida. Kas tunneksite ennast sellises paabellikus häältemeres hästi? Või eelistaksite siiski ruumi, mis kõlab nii? Halbade akustiliste omadustega ruumid võivad olla silmale kenad vaadata. Tegelikult aga ei ole need hästi planeeritud. Näiteks tekivad suured probleemid siis, kui heli hakkab valesti peegelduma. Peegeldumise teema on sedavõrd huvitav, et vaatleme seda korraks lähemalt. Et peegeldumist teile paremini näidata, muudan heli nüüd lihtsalt nähtavaks. Need laserosutid on meie heliallikad. Nad saadavad välja signaale, mida seejärel siin peegeldatakse või edasi suunatakse. Helil on erinevad kõrgused. Kasutame siin nende visuaalseks eristamiseks erinevaid värve. Nagu näha, on tulemuseks üsna kirev pilt, mis ajab meil silmad segadusse. Aga eelkõige koormab selline helide kuhjumine meie kuulmismeelt. Rohkete peegelduste korral võib juhtuda, et me ei suuda enam kõneleja juttu jälgida. Kujutage ette, et minu käes ei ole pall, vaid heliimpulss. Viskan nüüd heli üles. Sama teevad teised heliallikad. Näete, et need kõik ei tule ühtviisi tagasi. Osa helist kaob. Siin on seda üsna hästi näha. Me nimetame seda neeldumiseks, sest kujutlege, mis saaks siis, kui kõik pallid tuleksid tagasi. Sel juhul seisaksin ma praegu keset pallivihma. Siin näete, kuidas pallid kaovad. See on heli, mida ei ole enam kuulda. Sellised aukudega paneelid on akustika jaoks väga praktilised. Lisaks annavad need hea võimaluse ruumi kujundust meeldivamaks muuta, sest me ei taju ruume ainult silmadega, vaid ka kõigi muude meeltega, eriti kõrvadega. Mina nimetan seda ruumi akustiliseks esteetikaks. Sellele tuleks mõelda juba ehitamise ajal. Ent esineb ka olukordi, kus heli on kangekaelsem. Küllap olete kõik seda kogenud. Kostab mingi heli, mis lihtsalt ei lakka, mis ikka ja jälle kõrva tungib. Selle puhul räägitakse võnkekajast. Meie kõrvadele on selline heli äärmiselt ebameeldiv. Õnneks on ka sel juhul võimalik heli õige varustuse abil nutikalt suunata. Kasutan selleks neid pindasid ruumi pikemal ja lühemal küljel. Nagu näete, on pinnad liigendatud, et heli suunatult juhtida. See aitab vältida võnkekaja, sest heli põrkab nüüd ruumis vastu erinevaid kohti ja ei liigu enam üksnes kahe seina vahel. Kui ma kasutaksin selle asemel aga hoopis neelavat pinda, siis jääb heli sootuks vaikseks. Toimib hästi, kas pole? Seega, kui sisenete edaspidi ruumi, kus te ennast päris hästi ei tunne, siis teate, et peate lisaks silmadele usaldama ka oma kõrvu. Kui keegi kiidab ruumi akustikat, siis mõistate, et see ei ole juhus, vaid selle taga on hea planeerimine ja konkreetsed ehituslikud abinõud. Ja veel, kui tegelete ise ruumide ja hoonete planeerimise ja ehitamisega,
siis nüüd on teil võimalus neid akustiliselt tõeliselt hästi ehitada. Seega ehitage vastutustundlikult, sest ühel hetkel sisenevad inimesed teie loodud ruumi ja te ju soovite, et nad tunneksid ennast seal tõeliselt hästi.